Parkisin oma auto sinna kaugele ja jalutasin, tundsin, kuidas mõnusasti sügistuul puhub ja piisad tulevad näkku. Ja siis läks mõte, et mis juhtus 107 aastat tagasi. Ega see ilm väga palju parem ilmselt ei olnud. Aga see kaitsetahe oli väga suur, mis innustas noori mehi ega naisi astuma välja oma koduna eest. Kartmata külma, vihma, tuult, halba varustust, kehvat relva ja kõike muud ja suurt vaenlast. Mõtlesin ka oma tööle tänapäeval, siis me näeme suurt vaeva sellega, et statistika näitab, lapsed, noored liiguvad vähe ja järjest vähem. Ja see on suur pingutus meie jaoks ka, et kuidas luua sellist keskkonda, et see oleks ikkagi tore ja mugav. Et ega kes pole novembrikuu õhtul käinud õhtuti õues, pole seda vihma ja tuult tundnud, siis on minu küsimus, et kuivõrd valmis on ta minema jälle 28. novembril, kui sajab vihma ja puhub vinge tuul. Kas ta on päriselt ka valmis astuma samme, see noor inimene oma kodu kaitseks? Kindlasti on, aga lihtsalt need on väljakutsed tänasel päeval. Ühel päeval üritasin kuulama ka kirjandusteadlase Maarja Vaino väikest mõttekäiku, kus ta ütles, et ega tänapäeval ongi lisaks sellele, mis ma nimetasin, on veel mõned väljakutsed. Et meil ei ole küll vaja pidada vabadussõda, aga meil on kaks suurt väljakutset. On see, et eestlasi sünnib mõnevõrra vähem, neid on tulevikus vähem. Ja teine on see, et mis on ka väljakutse, on see, et need noored inimesed on füüsiliselt siin, aga oma peas on kuskil mujal. Usun, et te mõistate mind, mida tähendab olema peas kuskil mujal, et siis see tähendab lõpuks seda, et oht on, et eesti keelest ja kultuurist võib saada midagi sellist nagu liivi kultuur ja keel, et ta on kuskil olemas muuseumis, mingid köited, mingid teosed, aga päriselt seda lõpuks enam ei eksisteeri. Et ehk siis ma arvan, et siin on kaks asja, mis on see, et tõsi, peab olema valmis ka novembrikuu õhtul välja minema, aga teine asi on see, et ma arvan, et hästi oluline on see, et au sees oleks eesti keel ja kultuur, koorilaul, meie kirjandus, laulupidu ja kõik sellised asjad, et elaks see kõik meie ümber, mille pärast me oleme valmis minema välja alati novembrikuu oma keele, kultuuri ja kodumaa kaitseks. Nii et pingutame ühiselt ja minule väljakutsed meeldivad, nii et ja ma arvan, et see olukord ei ole nii sugugi hull, aga lihtsalt hoiame neid asju meeles ja ilusat, mis ma siis ütlen? Aastapäeva, jah. Teile õhtust head kirikulised, ka mina olen hea vormis ja Kaitseliidul on praegu käsi oluline õppus, siis Mänse 2025 ja ikka selle eesmärgiga, et meie riik oleks hästi kaitstud ja ma usun küll, et need Kaitseliidu siis Pärnumaa maleva pealik oleks ka hea meelega siin, aga töökohustused hoiavad teda kinni ja mul oli võimalus hetkel siia tulla ja öelda paar sõna. Soovin öelda teile kõigile, et 107 aastat tagasi alanud sõda oli Eesti rahva jaoks üks olulisi sündmusi. Me ei pea tähistama sõja algust seetõttu, et algas sõda, aga me peame mäletama, miks see sõda hakkas ja kes seisid Eesti eest. Ja need olid lihtsad mehed ja naised, kes läksid 28. novembril vastu ülekaalukale Punaarmeele Narva all. Ja need olid
täiesti noored koolipoisid, 14-16-aastased, kes adrenaliin veres remmeldamas, aga samas südames ka hirm, mis võiks juhtuda, läksid nad siiski vastu ülekaalukale ja esimeses maailmasõjas tagastunud Vene soldatitele. Ja nende usk ning armastus oma kodumaa vastu oli niivõrd suur, et nad olid võidutud. Väga paljud neist langesid, me teame, et vabadussõjas langes ligi 5000 meest või suri lahinguväljal saadud haavadesse. Aga nad kõik olid väljas oma armsa Eesti eest ja ma loodan, et ka täna on meie seas väga palju neid, kes südames on täpselt nii nagu 107 aastat tagasi mindi lahinguväljale teadmatuses, millega see kõik lõpeb, aga armastusest oma riigi, keele ja kultuuri vastu mindi võitlema selle eest, et Eesti riik saaks sündida ja püsiks. Ja ma usun, et paljud teist on sama meelt ka täna, nii nagu 107 aastat tagasi. Ja hoiame üksteist, hoiame oma riiki, hoiame eesti keelt ja armastust oma maa vastu. Aitäh teile, head vabadussõja päeva algust. Austatud kirikulised, tahan teid ka tervitada ja õnnitleda tänase päeva puhul ja tuletada meelde, et vabadussõja võit on meie väikese rahva viimase 1000 aasta kõige suurem saavutus. Kas see meeldib või ei meeldi, aga nii see on. Kui oleks seda võitu olnud, siis oleks kõik olnud tagurpidi. Aga tänu meie esivanematele, vanaisadele, vanaisadele, kellel oli julgust ja kellel oli esimese maailmasõja sõjakogemust ja suudeti need väed kokku panna ja kuigi see esialgu tundus ebavõrdne ja vanad talumehed ütlesid, et kes see suure Venemaa vastu ikka saab, et poisikeste värk. Aga näete, läks teistmoodi ja tänu sellele on ka meil tänane päev. Ja täna olemegi selleks siin kogunenud ja me oleme seda teinud siin Toris aastas 1988, kui tekkis idee ja mõte taastada Tori vabadussõja ausammas. Sellest kõik alguse sai. Tol ajal oli okupatsiooniaeg, võisime unistada, et saame vabaks, aga midagi ei olnud kindlat. Aga seda enam on olla tänulik tänasele päevale ja meie tublile ja töökale rahvale ja eeskätt naistele, kes on sõjad on tulnud ja läinud, aga tänu naistele on Eesti rahvas püsima jäänud. Ma olen natuke kehvas olukorras hetkel selle tõttu, et Tallinnast Vabadusvõitlejate Liidu buss on ikka teel Tori suunas. Et aeg läheb, aga ma ei tahaks ka nagu aega raisata. Ja seetõttu ma jätan selle Vabadusvõitlejate Liidu osa pärastiseks. Ja praegu meie koguduse nimel tahan tänada meie koostööpartnereid, Pärnu linnavalitsus, Eesti surmane, Tori vallavalitsus,
Kaido Kivi. Koostöö on vastusuunnan. Kristel Reinsalu. Signe Kägi. Harri Nurmi. Mees on tulnud Soomemaalt ja ta on alati kohal, kui need üritused on. Kiitoksia. Eduard Kapp. Singi laulukoor. Singi gümnaasiumi poistekoor. Kaitseliidu Pärnu maleva orkester Saksa. Ja saad koju pidada ja siis saad panna oma kontorisse, mis ta harjutab. Täna 20. Pärnu Jaagupi muusikakooli trompeti ansambel. Äädemeeste muusikakooli klarneti ansambel. Kaashoidja Rein Männik. Viljo Vetik. Meil on kirikute vahel päris hea koostöö. Väga hästi. Eesti eest. Jelena Kušinova. Emily Parts. Kalli Rõõmussaare. Jüri Vlask. Eesti eest vaenlase surma. Ants Kivimäe. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Seisame siin tänutundes koos meie arhon Viljo Vetikuga. Me oleme Eesti Apostliku õigeusu esindus ja meie metropoliit Stefanuse õnnistusel. Me tahame sind tänada, Jüri. Ja tahame natuke rääkida ka aatelisusest. Mis tähendab aatelisus? Räägin natuke kujutavalt. Jüri, sa oled kui külvaja. Külvad aatelisuse seemned. Ja täna meie kõik siin tunneme rõõmu selle tulemusest, sellest viljast. Ja selles pühas kojas, kus me seisame koos mälestusega, mis siin seintedel on, meie esivanemate mälestusega. Ja nagu ütles meie püha piiskop Platon, ei ole uskude vahel müüre, et see, kes usub, me kõik oleme vennad, luterlased, õigeusklikud, baptistid. Ja mis siis see aatelisus tähendab? Kuna siin on erinevad põlvkonnad, siis ma räägin sellest, kuidas aatelisus mind puudutab. Aatelisus on austus Jumala ees, armastus oma esivanemate ees ja vaprus. Ja nagu me täna kuulsime juba aastast 1988, mehed alustasid aatelisuse külvamist, ei unustanud ära oma esivanemad. Ja mul on tõesti suur rõõm koos meie arhon Viljo Vetikuga üle anda meie kiriku tänukiri. Meie metropoliit Stefanuse poolt.
lisaks veel meie Pärnumaa piskopkonna vaimulike väikene kingitus sulle, kuna me oleme ikkagi Pühal Maarjamaal, siin on meie Jumala Ema ja Jeesus Kristus. Ja lisaks veel meie kiriku 100. aastapäeva medal. Nii et oleme siin tänutundes sinu ees. Ma olen väga liigutatud ja lihtsalt võtan selle auväärt tänuavalduse vastu ja ma arvan, et me oleme kõik ühiselt siin tegutsenud ja teinud ja tänu ühisele tegutsemisele on Eesti vabaks taasiseseisvunud ja selle märgiks on siia kirikuaeda püstitatud ka Püha Jüri Ratsa monument ja me tegime seda aastal 2003 ilma riigi abita rahva omaalgatuse korras ja kui möödus 1700 aastat Püha Jüri Märtri surmast. Ja teatavasti 2001 see kirik 23. aprillil on pühitsetud Eesti sõjameeste mälestuskirikuks. Ja see, ma usun, et liidab tervet Eesti rahvast, et siin ei ole teie või meie, see meie kõik ühine asi ja meie kangelaste mälestuse hoidmine on meie püha kohus. Aitäh teile, vennad! Eesti iseseisvuse taastamise mälestusmedal on annetatud tänuks Eesti iseseisvuse taastamise ja edendamise eest teile Islit Ingermann. Teine tunnistus on Karmen Vessel. Ja veel Eduard ka. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu kõige kõrgem au. Eesti eest. Nii, härra Rein Kork, palun, tulge siia. Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna ühendus on tunnustanud teid Anette Helila oma teenete märgiga. Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna ühenduse tänukiri Stinger Vahtri. Eesti eest surmani. Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna ühenduse tänukiri Laura Paabo. Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna ühenduse tänukiri Jaan Heinri Liller. Samuti tänukiri Anni Karoliina Korppõld. Samuti tänukiri Lauren Alas. Samuti tänukiri Rudolf Katter. Aitäh! Kõigeväärine Jumal, me täname sind, et sa külvad meisse oma sõna seemet. Aita meid oma püha vaimu läbi seda sõnumit rõõmsalt vastu võtta ja usus ja
inimestena palju vilja kanda, üksteisele abiks ja toeks Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Jeesus rääkis selle tähendamissõna rahvale, kelle heas ta pidas vajalikuks õpetust jagada. Ja ta ütleb, siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid omad lambid ja läksid peigmehele vastu. 5 nendest olid rumalad ja 5 arukad. Rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õli andma. Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid maha. Aga keskööl kostis hüüd. Ennäe, peigmees, tulge välja teda vastu võtma. Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid kord oma lambid. Rumalad ütlesid arukatele, andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Aga arukad vastasid, ei, mingil juhul mitte. Sellest ei jätku meile ja teile. Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees ja kes oli valmis, läksid temaga pulma. Ja uks lukustati. Hiljem tulid ka teised neitsid ja ütlesid, Issand, ava meile. Aga tema vastas neile, tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Valvake siis, sest ei tea seda päeva ega tundi, millist tuleb. Aamen. See on Jumala sõna, me istume. Jagan teiega mõne mõtte sellest evangeeliumist. Olin mõelnud midagi muud, kõik selle rääkisid juba eelpool olevad kaasvõitlejad ära. Ja see oli üks niisugune hea meeldetuletus meile, meie riigi olukorrast, seisust, aga ka vajadusest. Ja eriti, kui mõelda sellele, mida see sõnum endas kandis, oli see mõte pöörduda noorte poole, kes on tegelikult ju meie riigi tulevik. Meie vanemad inimesed võime meenutada, mis oli ja mis oli meie jaoks tähtis, mis säilitas meil selle Eesti meele ja lootuse vabariigi osas. Me keskealistena mäletame seda head, mida oleme suutnud ja võinud panna, et Eesti vabariik püsiks, aga noored peavad selle kõik nagu tulevikus ellu viima ja seda säilitama. Ja veel enam kindlasti tegema, kui meie oleme suutnud. Siin see evangeeliumi lugu on üks kaunis lugu sellest, kuidas inimesed ootavad taeva. See on üks niisugune siiras sisemine soov, jõulud tulevad ja siis see soov nagu sellest taevaliinist tuleb eriti esile. See pühaduse tunne, inimestel on soov kirikusse minna, midagi sügavamat sellest elus kogeda ja leida, kui igapäeva elus võib-olla selle kiirustamise ja tegemiste keskel on võimalik vastu võtta või millel peab. Ja siin Jeesus räägib sellest sisemisest sügavast vajadusest, mida inimesed soovivad, mille järgi igatsevad ja mis neid nende elus hoiab. Seoses selle vabadussõja algusega, kui siduda neid mõtteid kuuldud evangeeliumiga, siis oli hetk, kus Saksa väed läksid välja ja kõik varises nagu kokku. Enamlased tulid ja tegid seda, mida nad olid juba oma kodus teinud.
kõik see kordub ka täna Ukrainas. Ei ole halastust, ei ole armu, ei ole mõistlikku meelt ega tuleviku nägemust. On röövimine, varastamine, vargus, ülekohus. Ja tollal tuli see ka lainena meie rahva peale. Ja nagu juba oli öeldud, et koolipoisid tõusid ja ütlesid, et me ei saa sellega leppida. Me ei saa sellega leppida. Vanemad inimesed kõhklesid, et me ei saa selle suure Venemaa vastu. Olid julged sõjamehed, kes olid juba karastunud ja teadsid sõja koledusi, aga ka vabaduse hinda, kes armastasid oma kodu ja kodumaad. Need said juhtideks neile, kes vabaduse nimel tõusid. See on see, millest Jeesus räägib, et me kõik oleme nagu kutsutud. Me oleme ka kõik Eesti Vabariigi kodanikud, ma arvan nii. Aga meil on erinev kogus õli. Me kõik põleme. Kõik oleme nagu elus, aga erinev kogus õli. Ja mida selle õli all mõelda? See on armastus oma maa ja rahva ja selle rahva tuleviku vastu. Soov midagi panustada, midagi teha ja mitte sellest loobuda. Me näeme, kuidas ajaloost, kuidas meie riik kokku kukkus. See armastus läks kaduma. Tekkis uus armastus. Armastus, asjade, raha, ei tea mille vastu. Jäid suured sõnad ainult, kuidas me oma kodu kaitseme, kui võimsad me oleme. Ja me mäletame neid sündmusi enne teist maailmasõda, kus kõik kokku valitses. Isegi relvad võeti ära Kaitseliidult ja sõjalt. Mitte midagi ei jäänud. Aga need, kelle südames oli seda õli või seda armastust, nad erineval viisil jätkasid. Kahjuks küll paljud pidid jagama oma saatust nendega, kes võib-olla kõige rängemalt karistada said sellest Eesti riigi kaitsest loobumise tõttu Siberi vanglates. Ei olnud võimalus võidelda, ei olnud võimalus vastu hakata. Ja ometi ka seal säilitati see sisemine vajadus ja sisemine nägemus ja palve, et Jumal kingiks uuesti meile selle, mille oleme kaotanud. Olid neid, kes väevõimul pidid vaenlase vastu minema. Olid neid, kes läksid ja tegid vaenlasega heal meelel koostööd. Need olid võib-olla inimesed, kes koostööle läksid, kellel ei olnud seda sisemist väärtust, seda õli, seda armastust. Aga siis evangeelium ütleb, aga ühel hetkel selle pimeduse keskel, kuhu meie rahvas oli langenud, öeldi, peigus tuleb. Uus võimalus tuleb. Ja uus võimalus tähendas seda, et meie rahvas tõusis. See õli ei olnud otsa saanud. See ei olnud. Need lambid ei olnud kustunud. Ja me saime uue aja. Uue kingitus Eesti Vabariigi näol. Selle tänase õhtu näol, mida me võime siin üheskoos tähistada. Looja mõtles meie peale, meie lootluste palvete peale ja andis meile selle, mida me vajame. Aga me oleme täna jälle selles olukorras, kus võib olla seal 30ndate lõpus. Suur osa meie rahvast
tahaks öelda väiksem osa meie rahvast, kellel võib-olla on võimu rohkem, raha rohkem, mida iganes, on lootuse pannud sellele, mis neil on. Ja me lihtsa rahvana, kellel võib-olla ei ole palju, nii nagu kord Peetrus ütles Alvakule, et kulda ja hõbedat mul ei ole, aga mida mul on, tõuse üles ja kõnni. Seda issanda nime. Ja see tõusis ja kõndis. Ja meil enamusel võib-olla rahvana ei olegi midagi muud, kui panna oma lootus looja peale ja tõusta üles ja kõndida. Ja see osa rahvast, kes Jumalat kalliks peab, teda armastab, oma riiki ja rahvast armastab ja kalliks peab, ka kõige sügavama viletsuse sees hoiab seda püha aadet, püha riiki, mida issand on meile kinkinud. Need tõusevad jälle, need jätkavad seda tööd, mida tuleb teha vabaduse nimel, et see riik püsima jääks, mida tegid need, kes kord tõusid Eesti vabadussõjas ja võitsid. Ja on kutsutud meid ka tõusma, võitma ja mitte alla andma. Jätkugu teil kõigil seda head õli. Me ei tea, millal ükskord meile see hüüa tuleb. Aga kui ta tuleb, siis püsima ja järgi jäävad heas mõttes tuleviku nimel need, kes on ennast oma rahvale, riigile ja loojale usaldanud. Teised tulevad ja lähevad. Neil on seda rikkust ja vara, nad jagavad seda, ühel päeval jäävad ilma. Ja neil ei ole midagi. Ei kodumaa armastust, ei rikkust, mida nad on kalliks pidanud. Ja kui me mõtleme nendele kõrgetele juhtidele, kes ka vangilaagrites suri, mis neile siis jäi? Mis neile siis jäi? Nad olid kaotatud kõik. Aga need, kes suutsid seda Eesti asja edasi viia, seda armastust sisemuses kanda, lootust Jumalale, neid jäi püsima ja nende järglased ja paljud võib-olla ka sellest ajast veel meie keskel, kes seda kõike võivad. Olge õnnistatud, olge hoitud, ärge unustage kunagi seda, mis meie jaoks on tehtud, et ka meie järeltulev põlvkond ei unustaks seda, mida meie nende jaoks teeme, et meie riik püsima jääks. Aamen. Aga enne kui ma siit teie eest ära lähen, tõuseme ja ütleme üheskoos apostlite usutunnistuse. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud. Alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelis Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Ja me jääme seisma, palun. Armas looja, taeval Isa, me kanname sinu ette kõik, kes on võidelnud
hilisemates võitlustes. me palume ka oma kodumaa ja tänase päeva juhtide ees. Taevane Isa, juhi meid oma tarkusega. Anna neile tõe vaim. Ära luba neil rumalusi teha. Vaata alastusega kõigi peale, kes kannatavad loodusõnnetuste, sõda, nälja, ühiskonna ebaõigluse pärast. Ärata kõigi meie süda märkama abivajajate mured ja õpeta meid toetama neid. Aita meid nii headel kui halbadel päevadel usaldada kõik oma vaim ja jõud sinu alastuse poole ja me palume sind sinu enda õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu liit tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meile igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjaks, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Oh
õppelastel, nimelt noored on väga algajad, alles alanud sügisest pilliõpinguid ja me mängime teile ühest kõigile armastatud filmist Harry Potter ühe Hedvigi teema.
käime oma eluteel. Kogu see mälestus tuli 170. aastapäeval ühendatud vabaduse all. Ja kellel on oma väike later või mingi küünal, saab siit nende küünalde pealt omale ka tulekaasa. Kiriku ees saame kõik teised tõrvikud läinud. Jah, mõlemale poole mindi. Lähme siia poole. Mine. Kaugele lähme. Kahele poole. Kallid mälestusõhtust osavõtjad, pühakiri ütleb meile, et lootke issanda peale ja tehke head, elage omal maal ja olge ustavad. Ja selle ustavuse lugupidamise märgiks me langetame pead ja mõtleme neile, kes meie vabaduse eest on võidelnud, tööd teinud, vaeva näinud ja andku looja meile ka seda jõudu ja jaksu, et ise võiksime seda vabadust jätkuvalt kanda ja
pingist vabadussõtta noored ajaloopöörangul ja sündis see, et üks väike rahvas seisis ajaloopöörangul. Tõusid praksuvad leegid ajalootunglast aastal 1918. Tõeks toetas saada muinasjutt vabaduse kunglast. Õnnejoobastus valdas siis igatki meest. Põles lootuse tungal nii ere. Vabaks saab jällegi eestlaste pere. Kuid idakar tumenes, usk lootuski sumenes. Ja üle kodumaa raja käis ohe ja nutt. Me kaunist vabaduspüüdest jääb ainult muinasjutt. Ent siiski leidus veel mehi, kel hinges on nooruse lõõsk. Neil kahtlus kulmu ei ehi, usk lootus on tugev ja rõõsk. Nii saabub vaba Eesti algus ja vallandub meeletu lahingu talgu. Kahurid paukumas, püssid taas raksuvad, tormijooks, välkumas bajonetid. Õisnoore südames hõõguv veri valgub Maarjamäe musta mulda, kuhu nii palju on ajameri uhtunud me sulavat elukulda. Narva ja Valga rajal, häving ning surm. Kõikjal on küsimus, kas võit või kool ja nurm. See käsivad hetkeks ei kahtle ja tahe ei muuta ka söeks. Meid kas kõiki nüüd matke, kuid vabadus uneleb saab tõeks. See nooruse veene ja verehind kõik koos ja pandiks on vaba Eesti lind. Ja langenutu mälestuseks ma palvetame. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Ja issand, me palume, õnnista meid ja hoia meid. Lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Tõsta oma pale meie üle ja kingi meile rahu, Jumal Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Õnnistatud kirikusse tagasi minemist ja õnnistatud päevi kõigile.